Enne kui taotlust kirjutama hakkate, vaatame üle mõned levinud vead ja võtame eesmärkide seadmise näpunäited lühidalt kokku. Üks suurimaid vigu on liiga üldised ja mõõdetamatud eesmärgid või lihtsalt arengukava kopeerimine. Näiteks tõsta õppijate motivatsiooni või muuta õppekeskkond innovaatilisemaks. Need sihid on iseenesest kenad ning võivad olla kooli suured eesmärgid, ent Erasmuse taotluses tuleb need eesmärkidena panna konkreetsesse ja mõõdetavasse vormi. Ehk siis, kas me saame eeldada, et kõikide õppijate motivatsioon tänu Erasmus+ õpirändele tõuseb, kui sellest saab osa võtta vaid teatud hulk õpilasi? On see üldse realistlik eesmärk? Et siit edasi liikuda, võtame veel kord kokku 4 eduka eesmärgi seadmise ja ellukutsumise võtmereeglit. Moodusta meeskond ja kaasa võimalusel partnereid. Alusta oma asutuse reaalsetest vajadustest ja arengukavast. Püstita selge eesmärk. Muuda see SMART-mudeli abil konkreetseks ja mõõdetavaks. Seo eesmärk, tegevused ja tulemused loogiliseks tervikuks. Lõpetuseks. Erasmus+ on suurepärane vahend, mis aitab asutusel liikuda eesmärkide poole ning muuta need reaalselt saavutatavateks. Õpiränded annavad võimaluse areneda ja kasvada. Soovime teile inspiratsiooni ja julgust unistuste projekti loomisel.